Silvil täitub täna just õigel päeval, tänasel päeval ka üks väga tähtis verstapost aastaarvudes. Pitsi keskus ja Haapsalu käsitööselts kingib selle näituse terve märtsikuu sinule ja on pühendanud terve oma märtsikuu sinule, kallis Silvi. Aitäh, et sa meil olemas oled. Aitäh, et sa ikka meie juurde kogu aeg tuled ja meid tagant utsitad. Sest Silvi kohta võib öelda õpetaja, võib öelda juhendaja, võib öelda agitaator, võib öelda vahel täiesti see, kes tagant torgibki, et asjad läheksid nii, nagu nad minema peavad. Aga õpetaja on ta eelkõige ja ta ei õpeta mitte ainult ristpistet, ta ei õpeta ainult madalpistet, ta ei õpeta ainult kudumist. Ta õpetab kõike. Ta õpetab ka seda, kuidas just meile noorematele, kuidas elus asjad tegelikult käivad. Käsitööseltsi naised paljud teavad tänu Silvile ja ainult tänu Silvile, kuidas karaskit teha, kuidas villa nokkida. Et Silvi ei ole piirdunud ainult meie õpetamisega siin laua taga. Me oleme käinud ta juures ka muid asju õppimas elutarkusi. Ja ma väga loodan, Silvi, et sa jagad meile oma tarkusi lisaks sellele kaunile ilule, mida me siin näeme, ka edaspidi ja hoiad rahvakultuuri lippu veel kõrgel, sest meie oleme sinu selja taga. Aitäh sulle, Silvi, ja palju õnne. Sina istu, ma teen sulle palju. Ma tänan, aga ma tahan kohe ka öelda, pärast unustan ära. Nii et aitäh kõik, et te siia tulite. Ja ega see Miri on ikka see ülesupitaja. Kõik te olete tublid, mina ei ole mitte eraldi kõige tublim. Aga aitäh, et te olete olemas, aitäh, et te seda viite edasi, mis on alustatud. Ja minu põhimõte ongi see, et seda vanaemade käsitöökultuuri alles hoida ja edasi arendada. Ja nii, et aitäh, kes te olete tulnud, kes te olete teinud, edasi teete jõudu teile, jaksu teile. Niikuinii peate minu varsti välja vahetama. Kaua see vanaem ikka suudab. Aitäh.